Tegemist on haridusteenuste haldamissüsteemiga. Selles videos käsitleme huvikooli esindaja õigustes õppeperioodide lisamist. Õppeperioodide lisamine on huvikooli ning õppeaasta põhine. Huvikoolide haridusasutuse esindajad saavad manageerida enda huvikooli õppeperioode. Siin näites oleme sisse loginud huvikooli esindajana Ellena. Et jõuda õppeperioodid huvikoolis vaatesse, liigume avalehelt asutusesindaja kastikese sees olevale huvikooli nimele. Avanevas huvikooli andmete vaates näemegi huvikooli nime kohal õppeperioodid nupukest. Sellele vajutades avaneb õppeperioodide vaade. Uue õppeperioodi lisamiseks vajutame lisa nupule. Avaneb pop-up aken, milles on 3 kohustuslikku välja. Õppeperioodile tuleb anda nimi. Selleks täidame esimese kohustusliku vabateksti lahtri. Alates on kohustuslik kalendrivalik. Sellega määrame kuupäeva, millal õppeperiood algab. Kuni on samuti kohustuslik kalendrivalik, mis määrab õppeperioodi lõpu. Sisestatud perioodi algus- ja lõppkuupäev määravad tundide genereerimisel päevikusse, mis ajale genereeritakse tunnid massiliselt. Perioodide vahelisele ajale süsteem massiliselt tunde ei genereeri. Kui tunnid toimuvad ka õppeperioodi vahelisel ajal, tuleb need päevikusse ühekaupa genereerida. Iga sisestatud õppeperioodi kohta on sõltuvalt päeviku hindamiskriteeriumites võimalus õppurile anda hinne, hinnang, käitumishinne ja hoolsushinne. Varasemalt lisatud perioode on võimalik ka muuta, vajutades lisatud perioodi lõpus olevale pliiatsi ikoonile. Nupule vajutades avaneb muutmise pop-up aken, mis on eeltäidetud olemasoleva informatsiooniga. Siin vaates on kõik lahtrid muudetavad. Õppeperiood on võimalik ka kustutada, vajutades olemasoleva õppeperioodi rea lõpus olevale prügikasti ikoonile. Õppeperioodi kustutamisel küsib süsteem veel üle, kas kasutaja on kindel, et soovib õppeperioodi kustutada.